hommikust kõigile, täna on neljapäev, 24. august, kell on 1:30, oh shit. Ma räägin teile kohe, mis juhtus, aga ma hakkan enda meiki tegema alles praegu, don't judge me. Ühesõnaga, minu everyday makeup is over here ja alustame, siis ma samal ajal räägin teile, mis eile ja täna juhtus. Ma vlogin nüüd eile, sest ma ei teadnud, et ma eile nii palju põnevaid asju teile, kui tuli välja, et ma logi oleks võinud vlogida. Ma läksin hommikul stuudiosse, me tegime YouTuberite, no mida sa teed, laivi jaoks, no siit ei tule. Promo nagu klippvärke, see läks väga smoothilt. Mul tuli üks sõber Pärnust Steven ka veel külla ja siis ma nagu, mul oli plaanitud, et me nagu oleme mingi sushi, lähen minukale ja nagu ei tee väga midagi, vaata. Ehk nagu mul ei ole mõtet vlogida, aga tuli välja, et me käisime hoopis MyHitsis midagi salvastamas. Ja see läks väga smoothilt, see oli väga äge, ma annan teile teada homme või üle, millal seda kuulata saab, sest ma pean küsima veel, aga kui sa pole mu eelmist vlogi näinud, siis definitely peaksid seda vaatama, ma räägin seal uuest YouTuberite laivist ja kui sa mõtled, et peaks kohe tulema tiketit ostma, siis kogu lisainfo from now on all descriptionis. Nagu ma kirjutasin seda descriptionit mingi pool tundi, et see oleks nagu arusaadav, et sealt oleks hea lugeda ja see on siuke väga pikk, aga siuke samas arusaadav, ning et lugege descriptionit, all on ka link, kus te saate piletit osta. Kulmude tegemine on nii stressful, kõik fiilisid mind all kommentaarides, kui stressful võib kulmude tegemine olla. Täna ma tahaksin väga filmida enda main channel, ma tahan refilmida ühe video, uuesti filmida ühe video, mille ma filmisin veidike aega tagasi, aga ma jään nii rahule sellega. Ma ausalt ütles täpselt, mul ei ole täna plaani, mida ma tegema, nagu ma ei tohtnud kuhugi minema. Keegi kommenteeris just, et oh my god, et Maria räägib, et mul on photoshoot, ma mingi teen seda, on. Aga et mina mingi lihtsalt istun kodus ja usu mind, mul on väga tihti neid päevi, kus ma lihtsalt istun kodus, ma lihtsalt ei vlogi neid. Enamjaolt. Täna siis võib-olla vlogin. Ma nägin nagu miljon kommentaari selle kohta, kus ma sain enda selle concealeri. Tõde on selles, et Paulakene käis Milanos ja tõi selle mulle. Ja nüüd teeme Maria lifehacki, mida ma teile lõpetasin. Ja ootame. Senikaua ma võtan teie kommentaarid ette, mis ma screenisin ja millele ma otsustasin vlogis ka vastata. Keegi kommenteeris luuletuse minu vlogi alla. Ma ei saa tulla laivile, nii et ma ei saa enda luuletust sulle anda. Nii et ma mõtlesin, et kirjutaks siia luuletuse. Ja siis on siukene pikk luuletus siin, kuulake. Sina oled väga tore, sa ei ole üldse kole. Kui sa ennast meegid, siis sa juuksed shake'id. Su õde on Laura ja parim sõber Paula. Kui sa linna lähed, siis tõmbad mütsi pähe. Coca-Cola Plazas on Gregor ikka kaasas. Iirisega koos on kino täies hoos. Ei vii piiralt sa trollis, vaid rohkem ikka sollis. Külm ja mõnus puust alla voolab suust. Steven ja Henry käivad koos blendris. Katiga koos käid mitmes poes. Carlos ja Marti teevad koos parti, käe kõrval Viki teeb vloge pikki. Loodan, et meeldis ja loed järgmises vlogis. See on puhas talent. Keegi küsis, kas laivil on VIP-piletid ka ja ei ole, kõik piletid on samamoodi. See hinnavahe on lihtsalt olenevalt nagu, et esimesed 400 piletit müüakse 15 €, et saad esimesed, kes ostavad, saavad odavamalt. Siis keegi küsis, kas sealt saab poole ürituse pealt ära ka minna ja tagasi tulla. Jah, saab küll, sellepärast sulle käe peal antaksegi, et sa saad nagu, kui seda tahab ära käia või nii, see on nagu weekendil vaata, sa saad nagu sisse tulla ja välja minna ja selle käe pealaga. Ma tahaks teada, mis seal YouTuberi nimi on, kellest rääksid, kes teed lahendamata värke, kuna mul meeldivad sellised videod. Plus I love you more, aga selle YouTuberi nimi oli Bella Fiori. Ma ei tea, kas täheldatakse nii, aga ta teeb ülihuvitavaid videosid. Need storytimid on sellised pikad ja nendega on see asi, et kui sa keskendud, siis need on huvitavad. Ja need on ka üpris ilmsed. Ja minu meelest ilmsaks teeb selle see, et ta ei räägi sellest nagu, ta ei pane sinna mingit ekstra skeerit muusikat, ta ei tee seda hirmsamaks, aga see on hirmus, et see on reaalne, et see pole välja mõeldud. Ega see pole nagu mingi scary ghost story, vaid see on reaalne. Guys, so ma just filmisin enda main channelile üle nagu 130 aasta. Ma tegin siukse video, kus ma nagu natuke räägin osadest asjadest, räägin YouTuberite laivist ja värki ja siis avan ka teie fanmeili või nagu, see ei olnud otseselt fanmeili avaldamine, see oli rohkem, et ma näitan nagu random asju, mis ma olen oma fanmeilis receivinud ja nüüd, kui ma avastasin, et ma olen üliägedaid ehteid saanud ja nagu asju, mida mul on vaja nagu ära panna, sorteerida, siis ma vist sorteerin selle osa sealt oma kapis ära. Teate, mul on nagu see ehete või see osa, mis on nagu, miks ei zoomi, väga random ja seal on väga palju random asju ja see vajab väga sorteerimist. Ja üldse mu tuba on nüüd nagu legit disaster, sest ma ei koristanud, ma ei teinud oma voodit ära enne, kui ma hakkasin seda filmima.
ning et there's that. Kell on reaalselt 4, sest ma nagu istun oma toas, mul polnud mitte midagi teha, ma kurtsin Laurale, kui igav mul on nüüd. Ja kogu aeg, kui ma hakkasin seda videot filmima, siis nagu mul tuli järsku nii palju asju veel otsa, mida mul teha vaja on. Ning et ma nüüd hakkan siit otsast asju tegema ja on teid kursis. Aga me läheme õhtul kinno ka vist. Me läheme mina, Laura, ma ei tea, kas Michelle ja Liis, Laura sõbrannad tulevad ka. Lähme Palgal mõrvari ihukaitsjat vaatama. See tundus väga põnev film. Kui ma käisin eile Maihid, siis Martin rääkisid sellest, ning et nagu võib-olla sul huvitab film. Ning et jah, let's do that, let's clean up ja hakka midagi tegema. Ma nüüd olen koristamisega veits edusamme teinud. Nagu koristatud on ju. Nüüd on just probleem, et mul on jube palju ehteid ja need on nagu kõik all over the place. Mul oleks väga vaja need ära sortida, sest enamasti ma tahan vist neid kirbukal ka osasid nagu müüa, mida ma ei kasuta ja nii edasi on ju. Ja siin on nagu riidide värki, neid ma niikuinii ei sordi ära. Nüüd probleem on selles, et mul on ülipalju nagu siukest cute display stuffi nagu, mida ma tahaks igale poole panna, aga ainus probleem on selles, et mul on nii nagu vähe otsest suurt ruumi, mida displayda ja ma ei taha nagu kõiki asju liiga palju panna, sest ma tean, et kohe hakkab kool, siis kõik asjad on mul niikuinii all over the place. Ning et nagu tuju filmi, et mul on nagu asju, mida panna, aga mul pole kohta, kuhu neid asju panna. See on nagu kõik ütlevad, et Maria, sa kogu nii tegus ja sul on nii huvitav elu, aga kõik, mis ma olen teinud, on filminud selle ühe video ja nüüd lihtsalt oma tuba ümber tõstnud. Nagu how huvitav it really is. Childhood Maria on literally shaking hetkel. Ma ei saa teile öelda, mis just juhtus, aga kui kõik peaks minema plaani peale, siis laupäeval peaks midagi väga excitingut juhtuma ja loodetavasti ma saan seda teile vlogida. Ma saan teile kindlasti laupäeval öelda, mis on, aga ma ei ole kindel, kas ma saan seda vlogida. Ma väga finger crossed loodan, et ma saan. Aga nüüd ma panin ennast riidesse, et minna siis rokka. Ma vist on blendrist mingit kohvi. Ma pean New Yorkist just asja vaatama ja siis ma vaatan, kas ma selle valge kasti leian endale. Mul on nagu siuke valge pikk bluus, see on see meestekas, aga ta on mul nagu väga pikk. Ja siis mul on peale pandud see roheline siuke pikk nagu thing. Tead, see on sealt kropist, kui ma Pärnus olin, siis ma ostsin. Siis mul on minu must see Nixi kott, sest ma tunnen, et see läheb selle rohelise stiiliga kuidagi hästi. Mu joker on, ma ausalt ma ei mäleta, kust andke andeks. Perskast võib-olla. Need prillid, ma ei mäleta, kust need on, aga outfitis lit, ma panen old school'id jalga and we are ready to go. So, ma käisin poes, vaatasin seda asja, mis mul vaja oli. Neil ei olnud seda ning et ma pean minema linna. Ma minema linnast vaatama ja kuna me otsustasime minna kinno, siis ma panin endale siukse bluusi. See on nii äge samet, sest mul nagu püksili siis see on nagu dope. Ma panen see teksajaki peale, see on nagu minu meelest cute. Ta on midagi hästi natuke süüa. Ma ootan, et Laura, Michelle ja Liis jõuaksid meile, et siis ma saan enda. See on nagu, ma olen nagu nende ema, nad on nagu mu väiksed lapsed, et me saaksime kõik koos kinno minna. Kui see snap ütle midagi minu ja Laura relationshipi kohta, siis ma ei tea, mis ütleb. Me oleme nüüd Uberis, me saime selle pildi, mida mul väga oli vaja. Me saime selle vist tehtud, aga ma loodan. Siin on Michelle, siin on Liis. Laura, teie takeover oli väga imelik, sellepärast me saa seda sisse panna. Ühesõnaga, me liikume nüüd linna, et minna kinno ja me peame enne jõudma New Yorkerist läbi, mis on siuke nagu aja peale jooks. Aga see pilt oli väga armas, aga ma loodan, et ma saan vahepeale veel ühe pildi panna, nagu Insta feed props. Ja also Victoria lihtsalt helistab mulle nagu lampi, nagu ta muidu tavaliselt me ei helista nagu niisama, aga lihtsalt ta helistas mulle, Joe, sorry, et ma helistan. Mul tuli ülihea kollabi idee. Ütles mulle maailma parima kollabi idee üldse ja nüüd me oleme stuudiosse räägime sellest, arutame seda ja loodetavasti see happenib soon. Ma olen väga excited. Update kell on nüüd 11. Me oleme kodus, film oli suurepärane, mulle väga meeldis see. See oli nagu väga põnev, nagu as of storyline, siis see oli ka väga naljakas. Mingi siuke action komöödia, 10 out of 10 soovitan. Käisime Palga mõrvari ihukaitsjat vaatamas. Ma olen kodus, ma vaatasin mida Liisa vloge ja siis ma peaksin ehitima seda vlogi. Vähemalt seda osa, mida te praegu vaatate, siis jätkub homme. Ja siis pean ehitima seda videot, mis ma täna filmisin ja siis homseks plaani tegema. Ma olen nagu lowkey väsinud, see oli sellepärast, et ma jäin eile 2:30 magama ja ärkasin nagu 12:30, aga siis ma ei puhka välja kunagi, sest nagu hommikupoole ma ei puhka välja magades. Ma puhkan välja öösel, sest homme me ärkame väga vara. Või noh, mitte väga vara, aga üprisi vara. Saame vigi kokku ja homme mu vanaema sünnipäeva. Tervist ja tere hommikust kõigile. Täna on järgmine hommik, 25. august. Täna on mu vanaema sünnipäev. Huvitav lugu, et ma annan teile siis nagu rundowni oma hommikust või kuidas see välja nägi. Ma jäin siis eile suhteliselt hilja magama, aga
mitte nagu ebanormaalselt hilja. Ma pidin täna ärkama 9:30, sest ma pidin 12 stuudios olema ja ma arvestasin nagu 9:30, et ma mingi 10 nagu olen täiesti üleval ja siis ma rahulikult süüa ja oma juustega midagi teha ja meiki teha ilusti ja värki, sest oma vanaema on sünnipäev, ma minema ennast stuudiosse värki. Siis ma ärkan üles 9:30, panen 10 äratusel. Ärkan 10 ülesse, panen 10:30 äratuse. 10:30 ärkan ülesse, chillin, nagu lähen söön ja siis tulen magan veel 11-ni. Nii mina lihtsalt, isegi. Ma nüüd teen endale fast nagu meigi, ma täna mingit meigi rääkimisosa ei tee. Aga ma teen fast endale mingisuguse normaalse meigi ja siis lähme vaatame, mis tänane päev meile toob. Mul on meik tehtud ja ma olen valmis, ma näitan teile outfit'e kõike pärast, aga ma üritan praegu decidida, ma nagu paksin ikka seda stuudiosse minna, aga ma üritan mõelda, kas ma võtan oma arvuti või mitte. See võib asju teha just keerulisemaks, aga samas mul vist võib-olla on vaja seda. Ning et I think just in case me võtame arvuti kaasa, mul on muidu kõik muu vajalik siin, kaamera võtan ka kaasa, saan Vikiga stuudios kokku ja siis te juba näete, mis seal toimub. Mu outfit on täna väga äge. Need kõrvarõngad on H&M-ist, see väike on mu MC-amas on nagu kuldne, siis see tavaline valge top siin all on H&M-ist ja siis on see nagu bodysuit, mis ma ei mäleta. Kas ma sain New Yorkerist selle või? Ma minu meelest ütlesin ka vlogis, kus ma selle sain. Siis on minu teksad, mis on H&M-ist. See vöös on mu MC-ama. Ja siis on see kott Nixirütselt ja siis on süke käevõru, mis keegi mulle meetupil või kuskil kinkis. Ja ma panen peale enda selle musta bomberi, sellepärast, et õues on suht külm nagu täna. Ja mul on ainult see ja see mul on nagu suur must bomber, mis mind soojas hoiab. Ja siis ma võtan arvuti vist arvutikotiga või millegi kaasa. Oleme siin ja Liina ja Marti tulid. Kas teil oli nagu official meetup seal? Ühesõnaga, talle toodi sealt Magic Liiva ja slaimi ja ma väga tahtsin neid vaadata, sest ma olen nagu low-key obsessed. Ma ei saa välja võtta, sest see pudeneb igale poole, nagu vaata, ta ei pudene ainult siis, kui sa seda... Oota. Siis selle kokku paned. Kas ta nagu kokku ei jää või, ta pudenebki või? Ta praegu pudeneb, aga nagu... Üldjoonest, kui seda nagu... Mul on veel kääre vaja. Viki lihtsalt ootab nii väga, et me sööma läheksime, meil lihtsalt mingi openime slaimi siin. Oota. Okei, ma rohkem ei võta välja praegu. Mida? Nagu... Oh my god. Oota, aga ma ei saa seda... See lahti või? Limapakendit lahti. Okei, this is so satisfying. Aga ta pudeneb ikka täiega. Lima on parem. Vaata, see ei tule mu käe pealt ära. Usu mind, lima on parem. Näe, oota, ma sai lahti selle. Oh my god. Oh my god! See on nagu actually roosa. Oh, tule vaata seda. Siin on mullike. Oh my god. Mul tulevad külmavärinad. Katsu seda. Lihtsalt kõik katsuvad kõik. Jätab käe märjaks. See tundub võinud Tundub, aga tegelikult jätta, oota. Kas see tuleb välja siit või? Ma arvan, et ikka tuleb. Minu. Oh my god! See hakkab su kätele külge, aga Loki ei hakka ka nagu. Issand jumal! Kas ma olen ainuke, kes vihkab, kui restoranid panevad enda toidupilti üles ja siis ei ole kirjas, mis on nagu sees on? Ma ei ole kunagi. Toidu pealkiri või mis see on, vaata. Näiteks see, kas see on liha või see on ihma? Ma ei saa aru ju. Kui siin oleks falafel, ma saaks kohe aru. See näeb täiega ilus välja tegelikult. Selle vlogi teema on, et mu elu on täiesti tavaline. Kõik kommenteerivad, et sul on nii huvitav elu ja siis ma lihtsalt istun stuudios, katsun lima. Oh my god. Okei, oota, ma katsun selle nüüd see topsi tagasi saada, siis me lähme Vikiga sööma, sest Viki sureb nälga kohe. Oota, siin on seda sändi ka. Oota, aga selle kork kadus ära oli, ne? Vaadake nüüd seda difference'i. Minu vihmavari on ju. Versus Viki vihmavari. On praktiline. Minu vihmavari. Ei, nagu ma olen ka praktiline. Ja sa oled nii suur, et sul ei mahu see kuhugi ära, ma saan selle kotti panna. Mul läheb see üliväikse. Ja, aga ta on täpselt nii suur, et ma saan teda niimoodi mini-jalutuskepina kasutada, vaata. Nagu sul läheb seda maja. Ja, aga see hoiab sind palju rohkem kuivana, kui mul on seljakott, hoiab seljakoti soojas. Ma alati Vikiga nagu enda kuskil vaidlema mingi asja praktilisuse üle. Kui te soovite käia ringi inimesega, kes ei torka tänava nagu liikluses silma, siis ma olen ilmselt väga vale inimene. Number 1, mul on gigant, nagu see viimavari on nii suur. Oota, mul on vaja näidata. Hiiglaslik. Oota, mul on vaja leida kuskilt peegeldus ja näidata teile, kui suur see on. Pluss mul on suure tripodiga kaamera käes. Oota, kas te sealt näete või? Oota, tõsta kõrgemale oma vihmavari. Need näevad täpselt sama suured välja sealt. Tegelikult ma pean nagu inimestest mööda minema, niimoodi ma tõstan selle kõrgemale, sest ma muidu sõidan otsa nendele. Me tulime Vikiga sükse söögikohta nagu august sööma ja see on alt nagu
ülicute, nagu seal on siukene see äär, see roheline nagu see. Ja räigelt. Ja siis siin on siuke nagu trepist tuleb üles siuke eraldi koht, see on üli nagu romantiline nagu looki, vaata. Our lunch date. Oota, ma ootan, et sa oma käe vastu mul annad. Vaat niimoodi, lunch date for life. Guys, ma näitan teile välku, sest nagu nii on väga pime, nii on palju parem. Me tellisime mingisuguse päevapakkumise burgeri mingi kanasalatiga ja ma lihtsalt usaldasin Vikit ja siin on nagu, oh my god, see näeb läbi kaamera nii hea välja. Ja Viki snapib ja ma tegin... Ei, teen bumerangi. Okei. Ja siis... ma nagu üritasin vlogid samal ajal. Oota kohe. Ja siis me tellisime mingid jääkohvid ka ning et wish us good luck ja ma väga loodan, et ma saan kõttu täis, aga nagu mitte liiga täis, aga just täpselt piisavalt täis. Viki laseb mulle kohe flashist, ta näitab meid paremini, aga kell on nüüd juba nagu, oi näe nii väga hästi, kell on nüüd juba mingi 4 läbi, oota. Nii. Ja ma kirustame nüüd mu vanaema sünnipäevale, siis mu isa helistas mingi, et Maria, sinu pärast tehti pidu. Viki on ka siin, meil oli nagu mingisugune instant nagu live show nagu mingisugune koosolek. Meil oli mingisugune koosolek, me siit järsku tulime, meil oli nii palju asju järsku, mida oli vaja arutada ja värgi, ja nüüd ma tulen ennast palju parem, kõik on palju paremini selgem ja ma olen üli excited. Ja me kirustame mu vanaema sünnipäevale, siis ma ütlesin Viki, et Maria läheb üksi, ma ei tule kaasa, just saying. Ja, ma ei võta Vikit oma vanaema. Aga siis Viki mõtlesin, et mul on vaja vlogida, Viki mingi, ja ma tean, sa vlogid praegu, sest sa julge pärast üksinda vlogida. Ma mingi, jah, Viki, ma kasutan sind ära. Update, kell on 00:40, kell saab kohe 1 ja ma olen põhimõtteliselt siin istunud nagu viimased 2,5 või rohkem tundi. Ma tulin oma vanaema sünnipäevalt koju, see läks väga hästi, pesin oma pea ära ja istusin maha, et hakata nagu editima, mitte editima, mul oli vaja nagu plannida veits järgmist nädalat, igast asju. Ma tegin ka thumbnail'e, ma nagu veits üritan nende vlogi channel'i thumbnail'e muuta või nii. Hakkasin seda vlogi editima ja mul alguses ei vedanud nagu üldse, nagu mul ei võtnud vedama. Mõtlesin, et okei, ma editin homme, aga siis mul tuli meelde, et homme tuleb nagu väga exciting päev. Homme on 2 super exciting ut asja ja need pole kumbki nagu announcement, vaid need on exciting asjad, mida ma teen ja millest tuleb väga exciting vlog, nii et nagu ma pean teid pumpima eelmine õhtu ülesse, see on ebareaalne, kui huvitav vlog tuleb ja ma olen nii uhke, et mul on see vlog juba täna editud ja ma saan selle homme uploadida, nii et nagu daily vloging, ma mõtlen, et kooli ajal ma arvasin, et ma proovin järgmine nädal vlogida nii palju kui vähegi võimalik, sest ma tean, et kohe tuleb kool peale, mul pole midagi vlogida ja siis ma nagu üritan praegu daily vlogimist lihtsalt viimast võtta, nagu mul oli valik, kas vara magama minna või siis editida ja ma mõtlesin nagu et ma editin selle vlogi ära. Ning et ma nüüd otsustasin sellele lõpu teha, ma väga loodan, et teile meeldis see vlog, rohkem siuke casual vlog minu igapäevaelust, ei teinud midagi nii erilist. Kui te ei ole veel jõudnud, siis kindlasti peaksite hankima endale piletid Eesti YouTuberid laivile, mis toimub juba. Teie jaoks on see nagu täpselt nädala pärast, kui te seda vlogi vaatate, sest teie jaoks on täna laupäev ja see toimub täpselt nädala pärast, ning et te kindlasti peaksite tiketid ostma. Kogu lisainfo ja piletite link on all descriptionis. Ning et ja näeme teiega juba loodetavasti, kui mul välja tuleb uploadimine homme uue vlogiga. Tšau!